Isa, me täname ja kiidame, et me oleme sinu nimel siin koos, Jeesuse Kristuse nimel oleme koos, Isa. Me täname, et sina oled meile toitu jagamas, issand, ja meie ei taha öelda, et mis see on, nagu osad ütlesid seal Moosese ajal ja ei olnud nõus toiduga. Issand, kõik, mida sa pakud, oleme nõus, sööme ära ja kiidame heaks. Ja issand, kõik, mis on hingelik, las läheb ühest korrast sisse, teisest välja, ärgu tekitagu mingisugust halba meelt. Aga mis on sinu vaimust, las juurdub meie südamesse ja kasvatab, noomib, manitseb ja kasvatab õigluse vilja, nagu sa oma sõnas ütled. Jeesuse Kristuse nimel me täname. Aamen. Ja ma annangi sõna kohe oma armsale naisele, Suusannale. Armu ja rahu. Täna on lihtne, mina räägin, mis piibel ütleb ja Margus räägib, mis juhtub siis, kui seda ei järgi. Täna, et ma peaaegu terve elu tahtnud kogu aeg viieline olla ja kõike teada, siis viimased nädalad on tekkinud küsimus, mis need vaimuannid on ja kuidas nendes käia ja üldse sellel teemal ja siis ma otsisingi piiblist välja, mis selle kohta öeldakse ja pärast räägime, kuidas siis jüngreid kasvatada koguduses. Ja loen kõigepealt 1. Korintlaste 12, alustan 7. salmist. Aga igaühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetussõna selle sama vaimu poolt. Ühele usku selles samas vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendust. Sarnast teemat arendab Paulus ka Efeslaste 4, alates 11. salmist. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Meie segaduse kompromisside ja konkureerivate tõdede kujundatud maailmas peab kogudus naasma selle juurde, mida Jeesus tegelikult käskis. Tõeline mõju ei tulene inimeste kogumisest, vaid nende kujundamisest. Meile on antud vaimuannid koguduse kasvatamiseks, siis kõigepealt nendest. On palju vaidlusi, lahkarvamusi ja segadusi vaimuannete teemal, aga see pole mitte miskit uut. Me võime minna tagasi sellesse väiksesse 1. sajandi kogudusse Korintoses ja leida, et ka nemad ülistavad mõningaid andeid ja alahindavad teisi. Ja uhkus oli nende vaidluste keskmes. Kui me süveneme 1. Korintlaste 12. peatüki, tuletab Paulus Korintuse usklikele meelde, et nüüd elab neis püha vaim ja tänu temale ei kuuluta nad Jeesust mitte ainult issandaks, vaid neile on antud midagi erilist kasutada. Vaimu antud and, mis on piibli kohaselt Jumala antud võime, mis võimaldab usklikul teenida Kristuse ihu ehk kogudust. Ja Paulus kirjutab salmides 4-6 nendest andidest, et ande on mitmesuguseid, aga vaim on sama. Ja teenimisviisi on mitmesuguseid, aga issand on sama. Ja tegusid on mitmesuguseid, aga Jumal, kes annab neile kõigile väe igaühes, on sama. Sõna, mida Paulus Anni kohta kasutab, on karisma, mis tuleneb kreekakeelsest sõnast karis,
mis tähendab armu. See sõna ise tähendab, et keegi ei saa ringi joosta ja oma andidega kiidelda. See on Jumala armu and. Salmis 7 kasutab Paulus teistsugust sõna. Ta kirjutab, igale ühele antakse vaimu ilmutus. See rõhutab, et and avaldub uskliku elus. Paulus selgitab siin ka, et see and on ühiseks hüvanguks. Seega ei ole teie and teile, see on teiste hüvanguks ehk kogudusse. Salmides 8-11 loetleb Paulus mitut andi. Pühakirjas on nimetatud ka teisi andeid, kuid siin mainitud olid suure tõenäosusega need, mida korintlased enda reklaamimiseks taga ajasid. Esiteks on tarkuse sõna ja teadmiste sõna. Need viitavad erilistele arusaamadele ja võimetele neid edasi anda. Kuigi kõigil kristlastel on usk, on Paulus 9. salmis mainitud usu and ebatavaline võime usaldada Jumalat. Järgmisena mainitakse tervendamise ande, üleloomulikku võimet tervist taastada. Järgmisena mainib Paulus prohvetliku kuulutamise andi, mis on üleloomulik võime Jumalalt ilmutust vastu võtta ja edasi anda. Samuti 10. salmis loetleb ta võimet eristada vaime. See viitab võimele eristada, kas sõnum on tõesti Jumalalt või on sellel teemonlik päritolu. Lõpuks mainib Paulus keelte andi. See on üleloomulik võime rääkida tõelist keelt, mida pole kunagi õppinud. Kuid koos sellega loetleb Paulus siin salmis ka keelte tõlgendamist. See, kellel on see and, saab tõlgendada keelt ehk selgitada selle tähendust kogudusele. Need siis on annid, mis meile on antud, pannes koguduses üksteist teenima, millega saame kasvatada armastust, agape armastust. Nii nagu füüsiline ihu on üks ja sellel on palju liikmeid ning kõik ihuliikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nii peab meil olema ka Kristusega. Ja kuidas me saime sellesse Kristuse ihusse? Paulus kirjutab salmis 13, me kõik oleme ühes vaimus ristitud üheks ihuks. Teisisõnu, see on püha vaimu ristimine, mis ühendab teid Kristuse ja teiste usklikega. Iga usklik peab ristitama püha vaimu poolt ja saab seejärel anni, millega kogudust teenida. Seejärel arendab Paulus seda inimkeha analoogiat. Salmides 14-19 räägib ta kehast, mis koosneb paljudest kehaosadest, kõrvad, käed, silmad. Ta ütleb sisuliselt, et teie keha ei saaks ju toimida, kui te oleksite üks suur silm või ainult üks suur kõrv. Paulus maalib meile siin koomilise pildi. Probleem on selles, et kõik korintlased tahtsid olla suu. Aga küsime, et kas ainult korintlased? Nad tahtsid kõnelevaid rolle, avalikke rolle, sensatsioonilisi rolle. Aga kes siis on jalad või käed, kes hoiavad kogudust üleval? Me saame ühtemoodi aru, et kui oled saanud issandalt anni, annab see sama vaim meile võimaluse koguduses selles teenida. See ei tule inimeselt. Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuste läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile. Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima ja kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad, kirjutab Paulus 1. Timoteusele 4:14. Paulus kirjeldab siin imelist viisi, kuidas Jumal on ihu, koguduse kokku pannud, kus igal inimesel on võrdselt oluline roll, just nagu füüsilise keha osadel. Ja selle koguduse illustreerimiseks, selle vaimuandide kohta on veebist väga hea selgitus ehk mahavalgunud supi stsenaarium. Veidikene kohandasin neid tegevusi, aga siin see on. Kujutlege,
et meie kogudus sõi ühel pühapäeval pärast jumalateenistust koos õhtust. Kõik liikusid järjekorrast läbi, et oma toitu saada. Üks naine kandis supikaussi, aga teel oma laua juurde jäi ta jalaga tooli taha kinni ja komistas, nii et kukkudes ajas ta supi maha. Kõik koguduses reageerisid. Juhtimisõnniga inimene palus kõigil rivistuda ja talle järgneda, et nad tema otsa ei komistaks. Administreerimisõnniga inimene seisis seal, mõeldes paremale viisile toolide paigutamiseks. Õpetamisõnniga inimene tõusis püsti ja jagas 3 viisi, kuidas inimesed saaksid oma suppi komistamata kanda. Halastusõnniga inimene kõndis õpetajast mööda ja istus piinlikkust tundma naise kõrvale, pühkis suppi tema kleidilt ja avaldas talle, kui kahju tal õnnetuse pärast on. Andmisõnniga inimene kõndis naise juurde ja pakkus talle oma supikaussi, kui too jalule tõusis. Aga abistamisõnniga inimest polnud kusagil näha, sest niipea, kui ta seda nägi, jooksis ta moppi otsima, et segadust koristada. Et see siis on need annid, mis peaksid koguduses toimima, et igaüks teab oma osa ja suudab seda kiirelt reageerida ja kõike teha. Mis pani inimesi nii reageerima? See oli võime, mille Jumal neile andis, et pakkuda oma ainulaadset teenimist. Kuigi on olemas ohud, et abistamisanniga inimene võib kurta, et tema on alati see, kes segadust koristab, või andmise anniga võiks kurta, et ta ei saanud oma kausitäit suppi ära süüa. Aga asi on selles, kui me mõistame, et Jumal on andnud meile võimaluse tunda vajadust ja teenida kogudust, toimib kirik tõhusalt nii armastuses kui ühtsuses. Ja enne, kui ma tahan minna järgmise teemasse, räägin ma täna, miks ma täna üldse siia mikrofoni taha olen jõudnud. Ma olen seda enne ka jaganud, aga tuli tunne, et ma pean seda veel tegema. Mind ristiti Oleviste koguduses ja seal, kes teavad, panevad koguduse vanemad sulle pärast käed peale. Ja ma olen seda kõvasti kurtnud kõigile, et minu õnnistamise ajal kutsuti Margus saalist altari ette oma naise juurde ja pandi siis mõlematele käed peale. Kui tulid profeteeringud, siis mina täiesti südamest arvasin, et need voolava vee jagamised, õpetamised, juhendamised ja muud sellised annid, need on kõik Margusele. Need on tema omad. Ja murdsin aastaid pead, et mis minul sellega üldse pistmist peaks olema. Aga nagu me teame, Jumal kujundab ja kasvatab meid ja siin ma nüüd seisan. Seda, et minust saab pastori abiline, ei osanud ma tol korral küll kuskilt välja lugeda. Aga kui ausalt tagasi vaadata, oli kinnitusi palju. Toon mõned näited. Sama Maria Licardo profeteeris mulle 2016, et ma hakkan kuulutama Jumala sõna ja rääkima ja lähen ülespoole, mitte allapoole. Simo Berlin Soomest ütles, et ma olen Jumalale silmateraks ja täidetud tema tarkuste ja voolavate allikatega ja Jumal ootab, millal ma ometi vee peale astun ja hakkan oma andi teiste jaoks kasutama. Minu vahemärkus oli tollal milliseid. Kui käisime Jeruusalemmas Lehtmaade pühal 2017, siis üks evangelist suunas käed meie, Marguse ja minu peale ja ütles, et vot siia laskub püha vaim ja me saame seda jagama hakata. Paljud võõrad inimesed tulid ja puudutasid siis meid ja kukkusid pühas vaimus. Kui aus olla, siis mina vaatasin pika pilguga seda. Seda nägi ka Oleviste pastor, kes meiega kaasas oli. Ja üks viimaseid kõnetusi oli meie armsalt Oleviste pastorilt Rein Uuemõisalt. Olime Olevistes seal just leivamurdmise ajal ja olime tema juures järjekorras. Ta jagas veini ja ütles tavalisi armulaua sõnu. Kui järgi jõudis minune, ta vaatas mulle otsa ja ütles järgmised sõnad. Sinus voolavad elavabe allikad, sa pead need välja rääkima ja see on sulle vahel väga raske ja teeb sulle ka haiget, aga sa ei saa seda endasse jätta, sest Jeesus on sinuga. No ei taha, et see kostaks küll eneseõigustusena, aga kui mind koguduse abiliseks nimetati,
tundsin ma tohutut aukartust ja seda, et kas ma saan üldse hakkama. Kui Siim Teegel ja Margus mind õnnistasid kogudusse teenijaks, tuli pärast Rivo Rajandu ja tema oli saanud sõna, et see nüüd ongi nüüd and, millega sa kogudust teenima pead. Kohe varsti saab sellest aasta. Ja tegelikult ma pean tunnistama, et see koorem on kerge, millega ma kogudust teenin. Ja kui ma saan selle anni Jumalalt, siis ma saan ka võimaluse seda teha ja kus seda teha. No vahemärkusena võib veel lisada, et mul on väga toetav pastor, kes mind kogu aeg pushib ja toetab ja noomib ja õpetab. Aga ikkagi on see mind väga palju õnnistanud ja kastnud. Saan aru, et see on minu teenimine Jeesuses Kristuses ja selle eest annan mina aru ja mu teod ja sõnad peavad Jumalale meeldima, mitte inimestele. Ja uuesti tänase teema juurde minnes, millega ma tahtsin jätkata, oli see, et millised me siis Kristuse jüngrid üldse olema peame. Ustavad jüngrid on siis juurdunud tões, kujundatud sõna poolt. Selle viimase peaaegu aasta jooksul olen lugenud kordades rohkem sõna kui kogu oma eelneva elu jooksul kokku. Puhastatud risti kaudu ma pole nii palju pidanud meelt parandama ja patustamisid üles tunnistama kui kogu eelnevate aastate jooksul. Ja jüngrid peavad olema kujundatud kogukonnas. Kui me selle õigesti teeme, siis me mitte ainult ei reageeri kultuurile ehk maailmale, vaid kujundame seda ümber. Kui me joondume tema meetoditega, me näeme püsivat mõju. Jeesus ei käskinud meil rahvahulki koguda, vaid jüngreid teha. Tõeline efektiivsus ei tulene mitte külastatavuse suurendamiseks, vaid elude muutmisest teadliku jüngriteks tegemise kaudu. Jüngriks olemine algab Jeesuse ilmutamisest issandana, kuningana, mitte ainult päästjana. Jeesus kuulutas, miks te hüüate mind issandaks, aga ei tee seda, mida ma ütlen. Lukka 6. Te hüüate mind õpetajaks ja issandaks ja te ütlete õigesti, sest see ma olen, ütleb ta Johannese 13.13. Me ei kutsu inimesi Jeesust enda ellu lisama. Me peame kutsuma neid alistama oma elu tema valitsuse alla. Sellest ei piisa, et kõik on makstud ja armu on ülirohkesti. Algkirikus ei kuulutatud emotsionaalset evangeeliumi, vaid kuninglikku kuulutust. Jeesus on kuningas. Kuni see pole lahendatud, jääb jüngriks olemine pealiskaudseks. Skeptilise ajastu inimesed ei otsi lihvitud programme. Nad otsivad autentset elu ja Jeesust. Jeesus ei teinud jüngriks sündmusi, vaid suhteid. Järgnege mulle, nii mina teen teist inimeste püüdjad, ütleb Matteuse 4. See on kujunemine enne funktsiooni. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud omalt isalt, ütleb Johannese 15. See on läbipaistvus ja jagatud elu. Ta elas koos nende jüngritega iga päev, mitte ainult õpetamishetketel. Jüngrid kujunevad läheduse, vaatluse ja jagatud elu kaudu. Me peame liikuma platvormipõhisest kristlusest eluolu jüngriks olemise poole. Seepärast käsib Paulus, ärge muganduge selle maailmaga, vaid muutuge oma meele uuendamise teel. Rooma 12. Jüngriks olemine peab tänapäeval hõlmama teadliku maailmavaate kujundamist, õpetama usklikke mõtlema piibelliku tõe, identiteedi, eesmärkide ja kultuuri üle. Selline jumalamees nagu Hippo Augustinus sõnastas, et kogu ajalugu kujundavad 2 konkureerivat armastust. Armastus Jumala vastu ja armastus enese vastu. Iga isiku kultuur peegeldab ühte või teist. Me ei saa teha ustavaid jüngreid ilma inimesi pühadusele kutsumata. Pühakiri ütleb selgelt, issanda kartus on tarkuse algus. Kultuuris või maailmas, mis normaliseerib pattu ja tähistab kompromisse,
saab pühadusest prohvetlik tunnistus. Arm ei kõrvalda kutset pühadusele. See annab sellele jõudu. Tänapäeva kultuur tõstab tunded faktidest kõrgemale ja kogemuse tõest kõrgemale. Seepärast peavad jüngrid pühakirja autoriteedile toetuma. Progressiivsed kristlased tõlgendavad pühakirja juba maailma vaatepunkti kaudu, mitte enam pühakirja vaatepunkti kaudu. Aga Paulus ju kirjutab, et kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Ta ütleb seda 2. Timoteuse. Ilma sügava pühendumiseta sõnale kujundab jüngreid rohkem maailm kui Kristus. Jumala sõna ei tohi meie jutlusi kujundada, see peab kujundama meie elu. Algkirik praktiseeris apostlite tegudel, aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Selline püsivus lõi stabiilsuse, identiteedi ja vaimse sügavuse. Antiochia Ignatius nimetas püha armulauda surematuse ravimiks. Ja me peame jüngriteks olemise keskmes taastama armulaua, palve ja jagatud eluväe, mitte tegema seda valikuliste lisandideta. Tänapäeva kristlus toob jüngrite asemel sageli tarbijaid, sest see väldib Jeesuse järgimise kulusid. Kuid Jeesus tegi ju meile selgeks, meie peame võtma oma risti ja järgima teda. Ja Jeesus ütles kõikidele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnege mulle. Jüngriks olemine eeldab surma iseendale, mitte enese teostust. Tertullianus kuulutas kuulsalt, märtrite veri on kiriku seeme. Algkirik kasvas sellepärast, et usklikud olid valmis kannatama, mitte sellepärast, et nad tundsid end mugavalt. Meie digitaalsete ja isolatsiooni ühenduste ajastul ilma tõeliste suheteta peab kogudus olema eeskujuks tõelisele piibelikule kogukonnale. Jeesus ütles, et selle järgi tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus üksteise vastu. Jüngrid ei vormita isoleeritult, neid saab vormida ainult kristlikus kogukonnas. Algkirik paistis silma oma radikaalse armastuse, helduse ja ühtsuse poolest killustunud ühiskonnas. Jüngriks olemine on ebatäielik, kuni see muutub missioniliseks. Jeesus ütles apostlite tegude 1:8, et iga usklik on kutsutud olema tunnistaja. Me peame kasvatama jüngreid, kes näevad oma töökohta, naabruskonda ja linna missioniväljana. Lõppkokkuvõttes peab jüngriks olemine lähtuma Kristuse kesksest arusaamast kogudusest. Paulus tuletab meile ühtlasi meelde, et kogudus ei ole üles ehitatud isiksuste, kaubamärkide või liikumiste ümber. See peab olema ja jääma ehitatud Kristuse ümber. Sest õigel Kristuse jüngril on Kristus fookuses. Kristus on talle standardiks. Kristus on talle elu ja autoriteedi allikas. Kui kogudus peegeldab Kristust, kujundatakse jüngrid tema ehk Kristuse näo järgi. Selles pole midagi võltsi, petlikku, valelikku. Selles pole võimuahnust ja enese kiitlemist. Selles pole viha ja vihkamist. Seal ei ole kadedust ega enesealetsust, ei ole riidu ega tülisid. Koguduse eesmärk on kasvatada suuremaid kogudusi, ei ole eesmärk kasvatada suuremaid kogudusi, vaid kasvatada ustavaid, küpseid, vaimu poolt kujundatud jüngreid, kes ilmutavad Jeesust ühiskonna igas sfääris. Aitäh!